Praegu tuntakse Vatikanit kui Rooma katoliku kiriku keskust ja Pühaisa kodu. See riik on väga väike, asub Rooma linna sees ja on ümbritsetud Itaaliaga. Sellel ei ole suurt territooriumi ega suurt elanikkonda ja ainult Šveitsi kaardivägi, keda Vatikanis näha võib, on peamine, kes valvab ja kaitseb Pühaisa. Aga kas sa tead, et keskajal oli selle olukord hoopis teistsugune? Sel ajal ei olnud Pühaisa ainult usuline juht. Ta oli ka võimas valitseja, kellel oli oma territoorium, raha, ametnikud ja armee. Maid valdused, mida ta valitses, nimetati paavsti riikideks. Need hõlmasid suurt ala Itaalia keskosas. Pühaisa valitsus seal oli nagu tõeline kuningriik. Ta sõlmis kokkuleppeid kuningatega, sekkus poliitikasse, kogus makse ja pidas sõdu teiste valitsejate vastu. Ka paavstid kasutasid tol ajal palgasõdureid, kes võitlesid nende eest. Seega, kui tol ajal nähti Pühaisa sümbolit armee eesotsas, oli selge, et nad ei võidelnud ainult usu nimel. See hõlmas maad, võimu, raha ja kontrolli kuningriikide üle. Ja siit sai alguse suur probleem. Kui paavstide valitsus rikkamaks ja võimsamaks muutus, hakkasid rohkemad inimesed küsima, kas kirik liigub ikka õiges suunas. Nende jaoks õpetas Jeesus lihtsat eluviisi, alandlikkust ja teenimist. Aga mõned kirikujuhid elasid suurtes paleedes, sekkusid sõdadesse ja käitusid nagu kuningad. Probleem süvenes veelgi, kui paavstid kolisid Roomast Prantsusmaal asuvasse Avignoni. Aastatel 1309 kuni 1377 elas 7 järjestikust paavsti Avignonis, mitte Roomas. Ja kõik nad olid prantslased. Neile ei ehitatud tavalist maja. Paavstide palee Avignonis näeb välja nagu suur kindlus. Sellel on väga paksud müürid ja on selge, et see ehitati mitte ainult usukeskuseks, vaid ka võimsa juhi koduks. Isegi kui nad olid Prantsusmaal, jätkasid paavstid oma territooriumide valitsemist Itaalias. Nad saatsid ametnikke ja sõdureid, et kaitsta oma võimu. Aga paljud roomlased polnud rahul. Nende arvates peaks Pühaisa olema Roomas. Kuna linn on juba ammu seotud Püha Peetruse ja kiriku juhtimisega, ei meeldinud neile ka see, et Prantsusmaal näib olevat Pühaisa üle liiga suur mõjuvõim. Kui paavst Gregorius XII Rooma naasis, lootsid paljud, et probleem saab lõpuks lahendatud. Aga kui ta 1378 aastal suri, algas veelgi suurem segadus. Kardinalid valisid Roomas uue paavsti ja selleks sai Orban VI. Varsti ütlesid mõned kardinalid, et nad olid sunnitud teda valima surve ja hirmu tõttu Rooma rahva viha ees. Selle tõttu valisid nad teise paavsti, kes elas Avignonis. Ja selle tõttu oli äkitselt 2 paavsti. Mõlemad väitsid, et nemad on tõeline kirikujuht. Lõhestunud ei olnud ainult kiriku ametnikud. Ka Euroopa kuningriigid jagunesid. Mõned riigid toetasid Rooma paavsti, teised aga Avignoni paavsti. Sageli sõltus nende valik mitte ainult usust, vaid ka poliitilistest liitudest ja vaenlastest. Seda probleemi nimetati lääne skismaks. See oli nagu organisatsioon, kus 2 inimest mõlemad väitsid, et nemad on tõeline juht. Mõlemal olid oma ametnikud, oma toetajad ja oma käsud. Kuid sellega segadus ei lõppenud. Aastal 1409 kutsusid mõned kardinalid kokku Piisa kirikukogu. Nende plaan oli mõlemad rivaalitsevad paavstid ametist tagandada ja valida uus juht. Paberil tundus see lahendus lihtne, kuid mõlemad paavstid keeldusid ametist lahkumast. Selle asemel, et probleem laheneks, läks olukord hoopis hullemaks. 2 paavsti asemel oli nüüd 3, kes kõik pretendeerisid võimule. 1 paavst oli Roomas, teine Avignonis ja 3. paavsti valis Piisa kirikukogu. Igal ühel neist oli oma kardinalid, oma ametnikud ja oma toetavad riigid. Tollasele tavalisele kristlasele oli see tohutu probleem. Keda nad peaksid järgima? Kes on tõeline paavst? Kui nad toetavad valet juhti, mis saab siis preestritest ja piiskoppidest, kelle ta on ametisse nimetanud? Ja kui kõik 3 poolt väidavad, et teised on kiriku vaenlased, siis kes räägib tõtt? Selle tõttu hakkas paljud inimeste usaldus kiriku juhtimise vastu tasapisi kaduma. See ei tähenda, et nende usk Jumalasse oleks kadunud. Nad kahtlesid kirikujuhtide iseloomus ja võimus. Üks esimesi julgeid kriitikuid oli John Wycliffe, Inglise preester, teoloog ja õpetaja Oxfordis. Wycliffe arvates ei tohiks paavsti pidada kõrgeimaks ega ka eksimatuks kõiges.
Ta uskus, et kristliku õpetuse kõige olulisem alus on pühakiri ehk piibel. Ta kritiseeris ka mõnede kirikujuhtide liigset rikkust ja nende sekkumist poliitikasse. Tema arvates, kui usuline juht elab ahnuses ja kuritarvitamises, ei piisa tema tiitlist, et öelda, et kõik, mida ta teeb, on õige. Wycliffe kasutas karmisõnalisi väljendeid mõne paavsti ja kardinali vastu. Kuid tema solvangutest olulisem oli peamine küsimus, mille ta tõstatas. Kust pärineb tegelikult kiriku tõeline autoriteet? Kas see tuleb mõjukalt juhilt või piiblisse kirja pandud õpetustest? Tema ideed ei toonud Inglismaal kohe suuri muutusi, kuid tema kirjad jõudsid Böömimaale, mis on osa tänapäeva Tšehhi Vabariigist. Seal oli selle mõju tugevam. Üks tema ideede leviku mõjutajatest oli Praha Hieronüümus. Ta õppis Oxfordis ja tõi Wycliffe'i kirjade koopiad tagasi Prahasse. Wycliffe oli juba ammu surnud, kui tema ideede mõju lõpuks tugevles. Kuid tema kirjutised olid nagu tuli, mis jätkas levimist ka siis, kui selle algataja oli juba lahkunud. Üks neist, keda need ideed kõige rohkem mõjutasid, oli Jan Hus. Hus oli Tšehhi preester, õpetaja ja jutlustaja. Ta õpetas Praha ülikoolis ja jutlustas Petlemma kabelis. See kabel oli eriline, sest jutused peeti seal tšehhi keeles. Sel ajal toimusid paljud jumalateenistused ja arutelud ladina keeles. See oli keel, millest enamik tavalisi inimesi enam aru ei saanud, aga Jan Hus soovis, et inimesed mõistaksid neile õpetatavat selgelt. Seetõttu olid neil ka laulud ja usutekstid tšehhi keeles, et inimesed saaksid kaasa lüüa. Jan Hussi sõnum oli otsene. Ta uskus, et preestrid ja kirikujuhid peaksid elama korralikku elu. Pole piisav, kui nad kannavad usulisi rõivaid või hoiavad kõrget ametikohta. Nende käitumises peaks näha olema õpetusi, mida nad ise jagavad. Ta kritiseeris ahnust, kiriku ametikohtade müümist, võimu kuritarvitamist ja liigset sekkumist religioossete juhtide poolt poliitikasse. Ta võrdles sageli Jeesuse lihtsat elu mõne paavsti ja piiskopi luksusliku eluga. Jeesus pesi oma jüngrite jalgu alandlikkuse märgiks, aga on mõned kirikujuhid, kes käituvad nagu kuningad. Jeesus ajas templist välja need, kes seal äri tegid, aga on inimesi, kes kasutavad kirikut selleks, et raha teenida ja poliitikas võimu saada. Ja samal ajal, kui kirik õpetab ühtsusest, kaklevad 3 paavsti korraga selle üle, kes neist peaks juht olema. Selle tõttu kasvas Hussi toetajate arv Böömimaal kiiresti. Kuid tema vastaste silmis olid tema ideed ohtlikud. Ta ei kritiseerinud ainult mõnede preestrite halbu tegusid. Ta seadis kahtluse alla ka selle, kas kirikujuhti tuleks järgida, kui tema teod on vastuolus piibliõpetustega. Kui toetus Jan Husile kasvas, otsisid kuningad ja kirikuametnikud võimalusi, kuidas lõpetada 3 paavsti probleem. Üks peamisi tegutsejaid oli Sigismund, Saksamaa kuningas, kes hiljem sai Püha Rooma keisriks. Tahtis ta kiriku ühtsuse taastamist, sest segadus oli juba mõjutanud kogu Euroopa poliitikat. Selle tõttu kutsuti kokku suur kirikukogu Konstantsi linna, mis asub tänapäeva Saksamaal. Konstantsi kirikukogu algas 1414 aastal. See oli väga suur kogunemine. Kohale saabusid kardinalid, piiskopid, preestrid, teadlased, saadikud, kuninglikud ametnikud, kaupmehed ja teised külalised erinevatest Euroopa paikadest. On hinnatud, et kirikukogu aastate jooksul tuli linna ajutiselt 1000 inimesi. Kogu Konstants tuli ette valmistada, suurenes vajadus toidu, majutuse ja teenuste järele. Pagarid, lihunikud, kalurid ja kaupmehed töötasid kõvasti, et varustada arvukaid külalisi. Linnas oli kuulda ka erinevaid keeli, sest osalejad olid pärit paljudest riikidest. Kirikukogul tuli lahendada 3 suurt probleemi. Esiteks tuli lõpetada 3 paavsti olemasolu. Teiseks tuli lahendada kirikusisesed probleemid ja väärkasutused. Ja kolmandaks tuli tegeleda inimestega, keda peeti valeõpetuste levitajateks. Üks nõukogusse kutsututest oli Jan Hus. Tema sõbrad ütlesid talle, et ta ei läheks sinna. Nad teadsid, et tal on palju mõjukaid vaenlasi. Aga Sigismund andis talle lubaduse, et ta saab turvaliselt kohale minna ja tagasi koju tulla. Seda nimetatakse turvakirjaks. Hus uskus, et talle antakse võimalus oma veendumusi korralikult selgitada. Ta oli valmis end kaitsma piibli abil. Seega, kuigi ta teadis, et see on ohtlik, läks ta Konstantsisse. Samal ajal saabus linna ka üks 3 paavstist, Johannes 23.
Ta ei ole see kaasaegne paavst Johannes 23., kes valitses 20. sajandil. Ta oli pretendendiks lääne skisma ajal ja hiljem peeti teda antipaavstiks. Alguses võeti teda suurejooneliselt vastu. Inimesed kogunesid, et teda näha ja saada tema õnnistust. Kuid tema polnud ainus selle suure kogunemise keskpunkt. 1414 aasta jõulupühal saabus Sigismund Konstantsisse. Tema rongkäik liikus mööda tänavaid katedraali poole, kus peeti nõukogu tähtsaid istungeid. Väljas paistis toimumas tohutu usuline pidustus, kuid nõukogu sees oli võimuvõitlus juba alanud. Osalejad pidid otsustama, milline 3 paavstist eemaldada, kuidas kirik taas ühendada ja mida teha Jan Hussiga. Jan Hus läks Konstantsisse, sest ta uskus paavsti lubadust teda kaitsta. Kuid paljude kirikuametnike silmis ei olnud ta tavaline külaline. Ta oli inimene, kelle nad pidid vaigistama. Kui Jan Hus saabus Konstantsisse, oli ta valmis oma õpetusi kaitsma. Ta ütles, et loobub meist, kui piibli abil tõestatakse, et need on valed. Kuid ausa arutelu asemel arreteeriti ja vangistati ta. Lubatud turvakiri ei kaitsnud teda. Kirikujuhtide suurim probleem Jan Hussiga oli tema veendumus, et paavsti või preestrit ei tohiks järgida, kui tema teod on piibliga vastuolus. Teda sunniti korduvalt oma õpetustest loobuma. Ta keeldus, eriti nende süüdistuste puhul, mida ta väidetavalt polnud kunagi otatanud. 6. juulil 1415 kuulutati ta ketseriks ja põletati elusalt. Kirikukogu mõistis hukka ka John Wycliffe'i. Ta oli juba ammu surnud, kuid tema säilmed kaevati välja. Need põletati ja tema tuhk visati minema. Kirikukogu arvas, et sellega lõpeb nende mõju, kuid nende ideed levisid veelgi rohkem. Konstantsi kirikukogu lahendas ka vastandike paavstide probleemi. Kõik pretendendid eemaldati ja 11. novembril 1417 valiti Martinus V uueks paavstiks. Lääne kiriku juhtimise lõhenemine sai läbi, aga Böömimaal ei peetud Hussi kurjategijaks. Tema järgijate jaoks oli ta märter. Siin tugevnes hussiitide liikumine. Oli mõõdukaid, kes soovisid vaid kirikus muudatusi. Oli ka radikaalne rühm, keda kutsuti taboriitideks. Nad asutasid Tabori linna 1420 aastal. Nende kogukond oli range. Piibel oli neile väga tähtis. Ja mõned uskusid, et maailma lõpp on lähedal. Nad rajasid ka tugeva armee, mida juhtis Jan Žižka. Kuna enamik tema sõduritest olid tavalised kodanikud, kasutasid nad kaitseks mankreid. Need ühendati omavahel, et moodustada justkui müür. Samal ajal kui sõdurid taga kasutasid ambusid, püsse ja piike. Tänu sellele strateegiale suutsid nad mitu korda võita suuremaid armeesid, mis nende vastu saadeti. Nende sümboliks sai karikas. Nad nõudsid, et mitte ainult preestrid ei tohiks armulaual veini juua, vaid ka tavalised inimesed. Kuid hiljem muutusid mõned taboriidid vägivaldseks ja äärmuslikuks. Selle tõttu ühinesid mõõdukad hussiidid oma endiste vastastega, et üheskoos vaenlane alistada. Aastal 1434 langes nende peamine armee Lipani lahingus. Kuigi nad olid Rooma vastased, imetleti neid ühe asja pärast. Nad olid piibli tundmises väga osavad. Üks Itaalia kirikutegelane teatas isegi, et paljud tavalised hussiidid olid pühakirjadega paremini kursis kui mõned Itaalia preestrid. Kui Böömimaal valitses segadus, algas Firenzes uus ajastu. Linn oli rikas tänu kaubandusele, kangastele ja pangandusele. Nende kuldfloriin oli üks neist. See oli üks tähtsamaid valuutasid Euroopas. Siin sai ka renessantsi jõudu juurde. See oli taasavastamine Vana-Kreeka ja Rooma teadmistele, kunstile ja ideedele. Kunstnikud ja mõtlejad pöörasid rohkem tähelepanu inimesele, loodusele, teadusele, inseneriteadusele ja maailma tõelisele olemusele. Seda võib näha Firenze katedraali suures kuplis, mille kujundas Filippo Brunelleschi. See oli väga keeruline inseneriprojekt ja sai uue inimvõimekuse sümboliks. Suurt rolli mängisid ka gildid ja jõukad pangandusperekonnad, kes rahastasid kunsti ja kirikuid. Kõige võimsam neist oli Medici perekond. Nende juht, Cosimo de Medici, ei olnud kuningas, kuid tal oli suur mõju poliitikas, äris, kunstis ja religioonis. Ta aitas rahastada San Marco kloostrit, millest sai palve, õppimise ja kunstikeskus. Firenzes oli selgelt tekkimas uus maailm. Kuid vana küsimus jäi alles. Kuidas ühendada usku, raha, võimu ja uusi teadmisi nii, et religiooni tõeline eesmärk ei kaoks? San Marco kloostris on näha, kuidas renessants ühendas usu ja uue kunsti. Mungade toad on kaunistatud Fra Angelico freskodega.
Nende hulka kuuluvad tema kuulus Maarja kuulutamine ja teised pildid Jeesuse elust. Seal oli ka Cosimo de Medici isiklik tuba. See oli lihtne võrreldes tema luksusliku eluga, kuid siiski suurem kui tavaline mungatuba. Fra Angelico maalid on religioossed, kuid inimeste näod ja liigutused on loomulikumad. Nad ei tundu enam kauged ega emotsioonitud. Nad näevad välja nagu päris inimesed, kes kogevad kurbust, rõõmu ja hirmu. See arenes veelgi edasi Sandro Botticelli töödes. Lisaks Maarja ja Jeesuse kujutistele kasutas ta ka tegelasi Vana-Kreeka ja Rooma mütoloogiast. Oma teoses Primavera on keskel Veenus, armastuse ja ilujumalanna. See leitas, et Firenze jaoks ei olnud enam tähtsad ainult religioossed teemad. Kunstnikud ja teadlased uurisid taas klassikalist maailma, et paremini mõista ilu, loodust ja inimese võimeid. Medici perekond kogus ka palju iidseid käsikirju. Hiljem kujundas Michelangelo Laurenzen raamatukogu, et sellest kollektsiooni hoida. Tol ajal olid raamatud väga kallid ja haruldased. Mõned neist olid isegi laua külge aheldatud, et neid ei varastataks. Õpilane lähenes käsikirjale ja luges seda otse seal. Need valad tekstid olid olulised, sest need tõid ideid Vana-Kreekast ja Roomast. Selle tõttu hakkasid renessansi ajastu mõtlejad rohkem väärtustama inimese mõistust, andeid, keha ja väärikust. Seda võib näha Michelangelo kunstis. Tema skulptuurides on inimese keha detailne ja võimas. Tema jaoks ei olnud kunsti loomine lihtsalt töö, see oli nagu varjatud kuju vabastamine kivi seest. Isegi religioosne kunst muutus tavainimese elule lähedasemaks. Maarja kujutised nägid välja nagu tõeline noor ema. Jeesust kujutati rõõmsa ja elava lapsena, mitte ainult religiooni-kauge sümbolina. Della Robbia perekond valmistas ka palju värvilisi terrakotta skulptuure Maarjast ja väikesest Jeesusest. Luca della Robbia teosed Firenze katedraali jaoks kujutasid lapsi laulmas, tantsimas ja Jumalat ülistamas. Renessanss näitas, et kunst võib olla religioosne ja samal ajal tähistada elu ja inimlikkust. Kuid samal ajal, kui Firenze õitses, oli Rooma olukord hoopis teistsugune. Kui paavst Martinus V jõudis sinna 1420 aastal, oli valitsus nõrk ja paljud hooned olid kas lagunenud või hooletusse jäetud. Isegi kunagine võimas Rooma foorum kasutati nüüd igapäevasteks tavalisteks tegevusteks. Seetõttu alustasid paavstid linna taastamist. Nad parandasid teid, kirikuid ja veevarustust. Kuid põhjuseks polnud ainult praktilised vajadused. Nad soovisid ka taastada usaldust paavsti võimu vastu ja selle autoriteeti. Paavstid teadsid, et tavalistel inimestel on lihtsam võimu tajuda, kui nad näevad seda suurtes ja kaunites hooletes. Seetõttu kasutasid nad kunsti ja arhitektuuri, et näidata, et kirik on taas tugev. Selle suurimaks sümboliks on uus Püha Peetruse basiilika. Selle ehitamist alustati 1506 aastal paavst Julius 16. ajal. Paljud kuulsad arhitektid ja kunstnikud töötasid selle kallal. Nende hulka kuulusid Bramante, Michelangelo ja Bernini. Selle täielikuks valmimiseks kulus üle 100 ning see lõpetati alles 1626 aastal. Selle suurus, kuppel, skulptuurid ja kaunistused kannavad selget sõnumit. Pärast pikka lõhenemist ja nõrgenemist naaseb Rooma võimsa kiriku keskuseks. Kui Rooma taas rikastub, ehitavad paavstid endale ka uhkeid paleesid ja villasid. Üks neist on Villa Giulia, mis sai paavst Julius III suveresidentsiks. Iga uue ehitisega kaevatakse linna alt välja iidseid kujusid. Nende hulka kuuluvad Laocoön ja Apollo Belvedere, mis said suureks inspiratsiooniks renessansi kunstnikele. Kuigi need kujud pärinevad paganlikust Kreekast ja Roomast, kogusid neid siiski paavstid. Renessansi humanistide jaoks näitasid need kujud inimese keha ilu, jõudu ja võimekust. Üks tuntud humanistlikest paavstidest oli Pius II. Enne preestriks saamist oli ta kirjanik ja diplomaat. Ta kirjutas isegi ühe romantilise romaani, kuid kui temast sai paavst, muutus tema juhtimine ettevaatlikumaks ja ta püüdis end mõnest oma varasemast kirjutisest distantseerida. Võimu kasutamine perekonna huvides muutus veelgi hullemaks paavst Sixtus IV ajal. Ta nimetas palju oma sugulasi kardinalideks. Sellist ametikohtade jagamist oma perekonnale nimetatakse nepotismiks. Sixtus oli ka see, kes lasi ehitada Sixtuse kabeli, mis on tema järgi nimetatud. Tema valitsemise aeg näitas renessansi ajastu paavstluse 2 palett. Suur toetus kunstile, kuid samas tugev perekonnapoliitika. Veelgi vastuolulisem oli järgnenud aeg paavst Aleksander VI juhtimisel, kes pärines Borgia perekonnast.
On olemas tõendeid, et ta kasutas raha ja poliitilisi kokkuleppeid, et saada toetust oma valimisel paavstiks. Ta andis kõrgeid ametikohti ka oma lastele ja sugulastele, sealhulgas Cesare Borgiale. Tema palees toimunud skandaalide kohta on samuti palju lugusid, kuid mõned kõige karmimad lood pärinevad Borgia vaenlastelt ja mitte kõiki neist ei saa tõestada. Siiski on selge, et tema valitsemine sai korruptsiooni, perekondliku ambitsiooni ning liigse religiooni ja poliitika segunemise sümboliks. Selle tõttu kasvas Firenzes viha dominiiklaste munga Girolamo Savonarola juhtimisel. Ta kritiseeris otse Itaalia juhtide ahnust, luksust ja korruptsiooni, eriti paavsti. Ta uskus, et Jumal karistab Itaaliat, kui inimesed ei muutu. Aastal 1497 korraldasid tema järgijad niinimetatud edevuste tuleriida. Nad põletasid asju, mida nad pidasid luksuse ja patusümboliteks, nagu mängukaardid, kosmeetika, kallid riided ning mõned raamatud ja maalid. Kuid kui Savonarola kritiseeris paavst Aleksander VI autoriteeti, heideti ta kirikust välja. Firenze riskis Rooma surve tõttu ka oma kaubandusest ilma jääda. Toetus Savonarolale hakkas järk-järgult kaduma. Ta arreteeriti, piinati ning 1498 aastal hukati ja põletati koos 2 kaasas olnud mungaga. Kuid temaga ei lõppenud küsimus, kas tuleks järgida paavsti, keda süüdistatakse korruptsioonis. Pärast Aleksandrit tuli paavst Julius Taene, keda kutsuti sõdalaspaavstiks. Ta ei saatnud ainult armeed. Ta osales isiklikult ka sõjakäikudel, et tagasi vallutada kirikuriigi territooriumid. Samal ajal oli ta ka üks suurimaid renessansikunsti patroone. Tema alustas uue Püha Peetruse basiilika ehitamist. Tema palkas ka Michelangelo ja Raffaelli, et nad looksid olulisi teoseid Vatikanis. Tema valitsemisajal loodi ka Šveitsi kaardivägi aastal 1506, kuid vastupidiselt levinud jutule puudub kindel tõend, et Michelangelo oleks kujundanud nende praeguse vormi. Paavstid kasutasid ka maale, et tugevdada oma poliitilist autoriteeti. Vatikanisse maaliti lood keiser Konstantinusest, sealhulgas tema võidust lahingus ja ristiusu vastuvõtmisest. On olemas ka üks vana dokument nimega Konstantinuse annetus. Selles öeldakse, et Konstantinus andis paavstile õiguse valitseda suuri alasid, kuid 1440. aastatel tõestas humanistist teadlane Lorenzo Valla, et see dokument on võltsing. Ta kasutas keeleanalüüsi ja näitas, et dokumendis on sõnu, mida Konstantinuse ajal veel ei kasutatud. Isegi kui teati, et see on võltsing, kasutati Konstantinuse lugu kunstis ja propagandas edasi, et näidata paavsti võimu. Aga 1527 aastal langes võimsa Rooma kuvand. Paavst Clemens VII, kes oli pärit Medici perekonnast, asus vastu Püha Rooma keisrile Karl Titelle. Vastuseks tungis Rooma suur keiserlik armee. Paljud sõdurid ei saanud palka ja nende komandöridel puudus nende üle kontroll. Nendega olid ka saksa sõdurid, kes toetasid Martin Lutheri õpetusi ja vihkasid paavsti. 6. mail 1527 tungisid nad linna. Clement põgenes Vatikanist Castel Sant'Angelosse mööda tõstetud ja kaitstud käiku. Paljud Šveitsi kaardiväelased hukkusid tema põgenemist kaitstes. Mõne nädala jooksul rööviti ja hävitati suur osa Roomast. Paljud inimesed tapeti, piinati või nõuti lunaraha. Samuti hävitati kirikud, majad ja kunstiteosed. Paavstivõimu kriitikute jaoks tundus Rooma rüüstamine olevat karistus, mida reformijad nagu Savonarola ja Martin Luther olid juba ammu ennustanud. Kuid lõpuks jäi taas peale poliitika. Clemens sõlmis kokkuleppe Karl Tiipmenda. Keiser aitas Medici perekonnal Firenzes taas võimule tulla. Vastutasuks kroonistas Clemens Karli keisriks 1530 aastal. See näitas, et isegi pärast suurt hävingut võivad valitsejate liidud kiiresti muutuda, kui nad üksteist vajavad. Pärast Rooma rüüstamist muutus ka renessansi kunsti tool. Clemens VII tellis Michelangelolt viimse kohtupäeva fresko Sixtuse kabelisse. See alustati Clemensi ajal, kuid lõpetati paavst Paulus III ajal. See ei olnud enam nii rahulik nagu Aadama loomine. Sellel suurel maalil on näha Jeesust kui võimsat kohtunikku. Surnud tõusevad üles, päästetud tõmmatakse üles ja hukkamõistetud langevad alla. Seal on endiselt detailsed ja tugevad kehad, mis on renessansi tunnusjoon, kuid endine kergus ja lootus on kadunud. Pärast korruptsiooni, sõda ja Rooma hävingut muutus sõnum. Renessanss näitas, kui suurepäraseid asju inimene suudab teha.
aga ajalugu näitas ka, kui suurt kahju inimene võib põhjustada. Kui usk, raha, perekond ja poliitiline võim ühendatakse ilma piiranguteta.